Tere, hea kuulaja või vaataja. Rõõm on olla jälle koos sinuga ja lugeda täna koos sinuga Jumala sõna ja mõtiskleda selle üle. Aga enne kui lähme sõna juurde, siis palvetame. Kallis taevane Isa, täname sind kõige eest, mis sa oled meile andnud. Palume, et sa oleksid ka oma püha vaimuga meie ligi, juhataksid meid mõtteid, aitaksid aru saada sinu sõnast ja õnnista meid selle sõna läbi. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Ma olen täna valinud ühe tuntud loo kristlaste jaoks ja võib-olla kui sina ei tea seda lugu, siis see ei tähenda, siis me vaatame seda lugu üle. Aga kui see on sulle tuttav, siis võib-olla on ka midagi uut sinu jaoks ka selles loos, tänases versioonis, eks seda ole näha. Ja kindlasti see ei jookse mitte kellelegi mööda külge maha. Kui sul on oma piibel, siis võtta lahti ja ava see Johannese evangeeliumi 4. peatükis. See lugu, mis ma täna siis olen valinud, on tegelikult päris pikk lugu ja seda on raske poolitada, seega loeme selle pika loo läbi, aga päris igasse pisikese detaili me ei süvene, et vaatame sellised põhilised kohad. Seega ava piibel Johannese 4 ja loeme siit 1. salmist kuni 29. salmini. Kui nüüd issand sai teada, et variserid olid kuulnud, et Jeesus teeb jüngriteks ja ristib rohkem inimesi kui Johannes, kuigi Jeesus ise ei ristinud, vaid tema jüngrid, jättis ta Juudamaa ja läks tagasi Galileasse. Ta pidi aga minema läbi Samaaria. Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Tee käimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde, oli keskpäeva aeg. Samaaria külas tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu otsima. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas sina, kes oled juut, küsid juua minult, Samaaria naiselt. Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinkija, kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav. Kust sa siis saad selle elava vee? Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi ise sellest. Samuti ta pojad ja ta kariloomad. Jeesus kostis. Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Naine ütles talle, isand, anna mulle seda vett, et ma januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest, sest kuigi sul on olnud 5 meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud. Naine ütles temale, isand, ma näen, et sa oled prohvet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Naine ütles temale, ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütles talle, mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. Ja sel hetkel tulid ta jüngrid tagasi ja panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Ometi ei öelnud keegi, mis sa temalt tahad või mida sa temaga räägid. Siis jättis naine oma veekannu sinna ning läks tagasi külla ja ütles inimestele,
tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kas mitte tema pole Messias? See lugu läheb natuke veel edasi, aga ma arvan, et see on hea koht, kus peatuda. Esimene asi, mille tahan tähelepanu juhtida, on see, et Jeesus läks läbi Samaaria. Ja kui sa panid tähele, siis 4. salm ütles, et ta pidi minema läbi Samaaria. Juudid ei käinud läbi Samaaria. See oli ebapuhas koht. See rahvas, kes elas Samaarias, oli osaliselt Iisraeli rahvas, kes oli läbi aegade siis segunenud võõraste rahvastega. Ja seetõttu see rahvas oli siis nagu ebameeldiv siis puhastele juutidele, kui nii võiks öelda. Aga tekst ütleb, et Jeesus pidi sealt läbi minema, kuigi juudid üldiselt, kui nad läksid umbes sama teekonda, siis nad läksid ringiga, mitte läbi Samaaria. Nüüd on küsimus, miks pidi Jeesus minema läbi Samaaria? Lihtne vastus on sellele see, et Jeesusel oli Samaarias kohtumine. Lõuna ajal kaevu juures kohtumine naisega. See ei olnud juhus, et Jeesus kaevu juurde läks ja et ka jüngrid just selleks ajaks ära läksid. Me kristlased ütleme, et juhuseid ei olegi tegelikult olemas. Teine asi, millel tahan tähelepanu juhtida, on see, et naine tuli kaevu juurde vett võtma keset päeva. Keset päeva. Ja kui mõelda jällegi, et konteksti, et kus kohas see toimus, maal, lõunamaal, kus on nii-öelda keset päeva tohutu kuumus. Ja on teada jälle ajaloost, et inimesed käisid ikka hommikul vara kaevu juures vett võtmas, sest siis oli ilm mahedam, vett oli tassida mugavam ja tehti see varakult ära. Kui ka meil on, ütleme, keset suve kuuma aeg, siis tihtipeale tehakse töö kas hommikul või pärast lõunat ära, et keset lõunat keegi päikse kätte võib-olla ei lähegi. Aga see naine siis tuleb võtma vett keset päeva. Ja tegelikult see kaevu juures käimine, kui inimesed tulid kokku hommikul kaevu juurde, siis see ei olnud ka lihtsalt, et igaüks võttis oma vee, vaid see oli ka nagu infovahetuskoht. Seal, kuhu räägiti uudiseid, kuulati uudiseid, vahetati mingisuguseid infot. Aga see naine tuleb siis sel ajal, kui päike on kõige kõrgemal ja väga kuum. Ja nüüd võime ainult arvata, et miks see naine tuli üldse keset päeva. Ka tekst ütles muidugi selle kohta, et kui panite tähele jälle, et Jeesus läheb seal ühel hetkel isiklikuks, ütleb, et kutsu oma mees ja ütleb talle, et see mees, kellega sa elad koos, see ei ole sinu mees tõesti, nii nagu sa oled öelnud. Et võime arvata, et naine tundis nagu häbi oma eluviisi pärast. Ja nüüd ta siis tuleb sinna kaevu poole, kõnnib oma veenõuga kaevu poole ja vaatab, et mingisugune mees on kaevu juures. Meie täna teame, et see oli Jeesus. Aga tema sel ajal ei teadnud, kes see mees seal oli. Tema nägi lihtsalt, võiks öelda, ühte juudi meest. Juudi meest, kes siis oli tulnud Samaaria kaevu juurde keset päeva. Kuidagi oli nagu justkui ära eksinud sinna. Sest ju naine teadis, et see koht oli juutide poolt põlatud. Ja naine võib mõelda, kuidas naine võis mõelda. Mida see mees siit küll otsib? Mida tema siin teeb? Ka kõige kuumemal ajal keset päeva ei saa tulla rahus vett võtma. Aga võib-olla hea oli ainult see, et tegemist on juudiga ja võib-olla ta ei pööra mul üldse tähelepanu. Saan oma asja siin vaikselt ära teha. Naine jõuab kaevuni ja Jeesus hakkab rääkima. Jeesus küsib temalt vett. Naine mõtleb, et mis asja? Mida mu kõrvad just pidid kuulma? Ja ta vastab talle, et sina oled juut. Esiteks oled tulnud siia kaevu juurde põhimõtteliselt, kus juudid ei käi. Teiseks, sa küsid mult vett samaarlaselt. Juutidele kõlba isegi samaarlastega suhelda. Ja kolmandaks, ma olen veel ka naine. Ehk siis tol ajal oli ka teada sellised kombed, et mehel oli avalikult võõra naisega rääkimine selline nagu, see ei olnud kombeks selline asi. Ja seal nad on kahekesi, võiks öelda, kummalises olukorras, kus traditsioonid ja õpetused neid ei seganud.
ja nende dialoog jätkub. Jeesus ütleb talle, et kui sa vaid teaksid, kes ma olen. Ta ütleb sellega, et ma ei ole lihtsalt üks suvaline juudi mees, juutide põhimõtetega, vaid ma olen keegi, kes võib sinu elu muuta. Ma võiksin sulle anda elavat vett. Ja Jeesus ütleb, kes seda joob, see ei janu enam iialgi. Vaadake, me joome iga päev vett. Me joome vett mitu korda päevas. Seda on vaja. Ei ole võimalik, et täna joon kuidagi vett ette homseks või et ma üldse vett ei joo. Mingi aja suudan veepuuduses vastu pidada, aga mitte väga kaua. Ja kui me üle peaksime jooma, siis kindlasti hakkab meil halb ja üsna kiiresti ta ikkagi jookseb meist välja. Meil ei ole sellist veeanumat organismis, nagu on, ma ei tea, kaamelil. Me januneme iga päev vee järele. Iga päev käis see naine, ma arvan, kaevult vett võtmas. Meie organism ei saa ilma veeta hakkama. Ja kui tuletada veel see meelde, et kui palju inimene üldse koosneb veest, et internet ütleb infona, et täiskasvanutel on organismis üle 50% vett ja noorukitel näiteks kuskil 75%. Et siis väga suur osa on meist vett, vesi. Me saame aru, et Jeesus räägib vaimulikus mõistes, aga naine ei saa sellest aru. Ta ei saa aru sellest juudi mehe jutust. Ta ütleb, et kuule mees, sul pole ämbritki kaasas. Kaev on ka põhimõtteliselt väga sügav ja sina räägid mulle mingisugusest vee andmisest. Aga Jeesus ütleb, et vaata, kes seda vett tarbib, mida mina annan, see ei janune enam mitte kunagi. Aga see, mida sina sealt võtad, sa ikka tuled jälle seda vett võtma. Aga see, mida mina annan, see on, kui inimene seda saab, siis tema sees saab nagu igavesse ellu voolav allikas tema ihu. Ja naine ikka ei saa Jeesuse mõtetest aru. Aga ta mõtleb, et küll oleks hea seda vett saada. Mõtle, kui ma saaksin sellist vett, mis kustutab janu igaveseks. Siis ta ei peaks ju enam kaevu juures käima. Ta ei peaks enam põdema, et ta tuleb keset päeva või peab kuumast tassima seda vett. See on ju ebameeldiv ja raske. Ja siis me näeme, et Jeesus järsult muudab teemat. Ta läheb väga isiklikuks. Ja isiklikkus, kui me ka inimestega hakkame isiklikest asjast rääkima, siis see kõnetab inimest tegelikult kõige rohkem. Ja ta ütleb keset seda vestlust, et kuule naine, et mine kutsu oma mees. Ja naine vastab, et ei, mul pole meest. Ja Jeesus paljastab naise elu, võiks öelda sellise tumedama poole. Ja ütleb, et jah, sul on olnud 5 meest, aga praegu sul pole meest. See, kellega sa koos elad, see ei ole tõesti sinu mees. Ja nüüd mõistab naine, et see mees, see juut siin kaevu ääres pole mingi suvaline juudi mees, vaid see võõras teab minu elust sellised asju, mida ta ei peaks teadma. Ja ta nimetab Jeesuse prohvetiks. Ja siis me näeme, et siis viib naine selle teema nagu kõrvale, kuhugi mujale. Ja hakkab rääkima Jumala kummardamisest. Et milline paik on õige koht Jumala kummardamiseks. Jeesus läheb sellega kaasa ja viib selle Jumala kummardamise mõtte, nagu võiks öelda, uuele tasemele. Ta ütleb, et kätte on jõudnud aeg, kus õiged Jumala teenijad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Jumal on vaim. Ja siis ütleb naine, et veel peab tulema Messias, Kristus, kes toob meile selguse kõiges. Ja Jeesus ütleb, et vaata, see Messias olengi mina. Ma olen see, keda inimesed on oodanud, võiks öelda, alates Eedeni aiast. Kui Jumal ütles pärast inimeste pattu tegemist, et sünnib nagu poeg laps, kes purustab maa pea, ehk siis naisest sünnib see seeme. Ja ütleb, et vaata, mina olengi see, keda inimesed on oodanud läbi aastasadade, võiks öelda, läbi aastatuhandete. Ja samal hetkel jõuavad tagasi Jeesuse jüngrid ja imestavad, et Jeesus kõneleb naisega, Samaaria naisega. Mäletad neid arusaamu juutide ja samaarlaste vahel, meeste ja naiste vahel? See oli, võiks öelda, nii-öelda ebanormaalne, mida Jeesus seal tegi.
aga naine selle vestlusega Jeesusega, sellest elavast veest ja Jumala kummardamisest, ta oli saanud, võikski öelda, seda elavat vett Jeesuse käest. Et ta unustas ära, miks ta oli üldse kaevule tulnud. Ta jättis ämbri maha. Ta ei võtnudki sealt vett, sest ta oli saanud, võiks öelda, nagu sellise laengu või nii nagu Jeesus ütleb, et ma annan elavat vett neile, et ta võiks anda elavat vett ja inimene enam ei janune. Ja see ei olnud mitte seesama vesi sealt kaevust, vaid see oligi vaimuliku mõistega. Ja naine oli saanud seda, ta tundis seda ja nüüd ta jättis kõik oma asjad sinna. Plaanid läksid, võiks öelda, nihu ja jooksis tagasi külla inimestele jagama. Ja kui veel lugeda salm 39 siit samast peatükist, siis ütleb, et palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas, et tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Ja hiljem enam mitte ainult Samaaria naise pärast, sõnade pärast, vaid juba Jeesuse enda sõnade tõttu. Milline missioon? Võiks öelda, et üks naine, põlatud juutide poolt, põlatud oma rahva poolt. Ta hoiab teistest eemale, otsib sellist eraldatust. Just sellise inimesega tuleb Jeesus kaevu juurde kohtuma. Ja mis sellest inimesest sai? Ta sai puudutatud Jeesusest. Ta sai täidetud elava veega. Ta jookseb külla tagasi, kuulutab inimestele, mida Jeesus talle oli öelnud, talle rääkinud. Ja me võime ainult ette kujutada, millise muutuse see kohtumine Jeesuse ja Samaaria naise vahel tõi sellele külale. Võiks öelda, et see küla valati üle elava veega. Milline lugu? Eluvesi, millest Jeesus rääkis, tähendas inimese päästmist, pattudest vabastamist, igavest elu. Eluvesi tähendas ka seda, et kui see naine selle vastu võtab, siis ta ei pea enam oma elu pärast häbenema, vaid tema elu loksub õigesse rütmi. Inimesed läbi aegade peavad siin maa peal iga päev vett jooma, et tervis oleks korras, et meie elud kestaksid, sellest me ei pääse. Kuid meil kõigil on võimalus võtta Jeesuselt vastu eluvesi, et meie elud oleksid väärtuslikud, et me ei peaks muretsema tühiste asjade pärast ega tundma häbi üksteise ees oma eluviisi pärast. Ja ma tahangi täna teile kõigile südamele koputada, et see eluvesi, mida Jeesus pakkus selle Samaaria naisele, see on kõigile kättesaadav. Kui me otsime suhet Jeesusega, me otsime Jeesust. Nagu meile öeldi, et Jumal on vaim, vaimus otsime me mõtte kaudu, me palvetame, kutsume Jeesuse enda juurde, enda ligi, siis ta täidab meid selle eluveega. Otsime seda sõprust Jeesusega ja võtame vastu selle, mida tema tahab meile kõigile pakkuda. Päästet patust, päästet sellest maailmast, mis läheb ühel päeval hukka, mis kaob. Aga kui meie saame eluveega täidetud, siis meie elu kestab igavesti, nii nagu Jeesus ütleb, et sellest saab igavese elu allikas. Olgu see sulle julgustuseks ja annaks sulle jõudu edasi minna. Aamen. Palvetame. Kallis taevane Isa, tänu sulle Jeesuse eest, kellele sa oled andnud meie eest. Tänu selle loo eest, selle Samaaria naise ja Jeesuse kohtumisest, mis läks üle piiride, mis purustas erinevad traditsioonid ja arusaamised ja millest sündis tegelikult väga palju. Paljud inimesed said selle tõttu nagu parima, mis nad üldse võisid saada. Selle naise tõttu, kes oli hüljatud nii oma inimeste poolt kui ka kõikide muude poolt, ka kaasatud nagu juutide poolt.
aga Jeesus ometi läks sinna, selle naise juurde, puudutas teda ja puudutas tema kaudu veel paljusid inimesi. Tänu kõige selle eest ja tänu selle eest, et sa võid ka meid kõiki puudutada ja kasutada meid selliseks tööks, et aidata teisi inimesi, kes on meie ümber. Täname kõige selle eest Jeesuse nimel. Aamen.